Hei, teen täna ühe kiire kaardiladumise 3 grupis ehk 3 variandiga. See on lühilugemine. Kõigepealt annan 3 kaardiga sellise lühiülevaate siis asjadest, mida võiks teha või millega tuleks arvestada. Ja viimase kaardiga annan siis ülevaate sellest, millel sa peaksid tähelepanu hoidma. Või siis ka see, et mis nagu ohud on näiteks, kui neid on, eks ole. Et millised ohud või variandid, mida tuleks märgata. Et üks asi on siis tegevused ja mida tuleks märgata, mida tuleks teadvustada, millega tuleks arvestada. Loomulikult on see üldine kaardiladumine ja ei pruugi kõigile sobida. Kui sa tahad isiklikku ladumist, siis palun võta minuga ühendust siin allpool toodud kontaktide kaudu või vormi kaudu. Ja kui sul on mingisugune teema, kas siis siin toodud teemade kontekstis või mingite muude psühholoogiliste või enesearengu teemade kontekstis, siis ka selle kohta sa leiad siit video alt siis vastava lingi, et mille kaudu siis registreeruda. Nii, aga läheme siis esimese variandi juurde. Kõigepealt vali siis variant, kas 1, 2 või 3. Täna ma mingeid sümboleid ei võta. Nii. Ja läheme esimese variandi juurde. Ja esimesel variandil on esimene kaart vesi. Ja vesi tuletab meile meelde, et meie elus peab kõik olema paindlik ja voolav. Et vaata üle need kohad, kus sa oled liiga jäik olnud, kus sa oled mingites oma põhimõtetes kinni jooksnud, ja vaata, kuidas seal seda kergust ja voolavust sisse tuua. Ja siin on ka oluline siis võib-olla tugineda, märgata või ära tunda oma emotsioone, vajaduse korral neid vabastada, nendega toime tulla ja vaadata seda, et kuidas sa saaksid muutustega, mis su elus aset leiavad või asjaoludega, mis sulle ei meeldi, kuidas sa saaksid nendega kohaneda või kuidas sa saaksid oma elu ise kergemaks ja paindlikumaks muuta. Siis teine kaart, mis sul välja tuleb, on meri. Ja see on ka veekaart põhimõtteliselt. Ja osaliselt ta dubleerib seda sõnumit, mis juba oli veekaardi poolt öeldud. Aga siin võib siis olla see, et meri on sügav ja seal kusagil võivad olla siis sellised karid või takistused, mille olemasolu sa võib-olla hetkel ei märka, et teadvusta neid. Ja seal kusagil sügavustes siis kas tegevuste või mingite kokkulepete kontekstis võib olla siis takistusi või karisid. Aga kuna vesi on ka emotsioonide sümbol, siis teadvusta oma tundeid, teadvusta ka neid tundeid, mis on võib-olla varjatud, mis on maha surutud, mis on võib-olla sellised, kuidas ma ütlen, ebamugavad ja võib-olla me mõnikord isegi oleme ära unustanud, et nad olemas on. Et praegu on aeg nendega tuttavaks saada ja vajaduse korral siis õppida neid vabastama. Ja kui sa vajad vabastamiseks minu abi, siis siin all leiad kontakti, kus ühendust võtta. 3. kaart esimesele grupile on orav. Ja orav on see sümbol, kes tuleb meile rääkima või tähelepanu juhtima, et sa oled millegi külge klammerdunud. Et mis on need asjad, mida sa tassid endaga kaasas, kas need on mingid kogemused. Võib-olla ka need on emotsioonid, et 2 veekaarti ei ole ju juhus, on ju. Kas mingisugused harjumused või emotsioonid või käitumisviisid. Mõnikord need võivad olla ka mingisugused suhted või asjad, aga midagi, mille külge sa klammerdud. Ja orav tuletab ka meelde, et aeg on lasta lahti. Ja 4. kaart esimesele grupile on hapud viinamarjad. Mida see tähendab? Siin on siis selline sõnum, et sa tead täpselt, mis sulle rahu ei anna. Aga kõik ei olegi sinu jaoks. Lihtsalt lepi olukorraga, et on, kuis on. Ja minu meelest see kaart toetab väga hästi neid esimesi veekaarte
ja ka tegelikult seda orava kaarti, eks ju, et lepi sellega, millega on vaja leppida, ole paindlik, vabasta oma jäikus, on ju. Ja miks on viinamarjad hapud? Nad on hapud sellepärast, et me hoiame kinni seda, mida me ei vaja. Et vabasta ja lase minna asjadel, mis on oma aja ära elanud. Õpi ka oma hapu on ka nagu emotsionaalsusega seotud, eks ju. Et õpi siis oma tundeid tundma ja ka seal siis seda korda looma. Nii, läheme teise grupi juurde. Teisel grupil esimene kaart on kristall. Kristalli sõnum sulle praeguses perioodis on see, et järgi oma elus struktuuri ja korda. Kui sul ei ole struktuuri ja korra harjumust, siis õpi seda looma, sest kristall on väga struktuurne, eks ole. Ja struktuur on see, mis aitab sul elada kergemalt, mis aitab sul lihtsustada, mis aitab sul luua selgust. Teise grupi teine kaart on mäger. Ja mägra sõnum võib olla siis kahesugune. Üks on see, et kõik asjad ei ole nii, nagu nad paistavad. Et kõik ei ole nii, nagu nad paistavad, et vaata nagu sügavamale või vaata nagu natukene selgema pilguga. Ja mäger tuletab meelde ka seda, et on aeg tegutseda intensiivsemalt. Et kui see kristall ütles, et tuleb luua korda ja struktuuri, siis mäger ütleb, et ole oma tegevustes järjepidev ja intensiivsem võrreldes varasemaga. Et see aitab siis lahendada neid olukordi, mis lahendamist vajavad, või siis liikuda soovitud eesmärgi või sihi suunas, kuhu sul on plaan nagu liikuda. Kolmas kaart teisele grupile on maa. Ja kristall on ka, eks ole, struktuurne element, on maa elemendi märk nagu selles mõttes. Ja maa ise, eks ole, ehk siis kindlustunne ja stabiilsus tuleb läbi maaühenduse. Et selleks on mitmesuguseid maandamistehnikaid, liikumine, looduses viibimine, et oma kehaga kontaktis olemine, kehatöö, kehateraapiad, et need kõik on need, mis aitavad seda maaühendust teha. Ja maaühendus on see, mis aitab hoida struktuuri ja korda. Ja panid sa tähele, kõik need 3 sellist kaarti teisele grupile rääkisid tegelikult mingisugusest süsteemsusest ja maandatusest. 4. kaart ütleb sulle selle kohta, et vaba vesi, sügav põhi. Ja kaart ütleb seda, et ära lase end katteta lubadustel eksitada, et ole valvel. Esiteks on see mägra sõnum, et kõik ei ole nii, nagu pealt näha paistab, et mingid aspektid võivad olla varjatud või teadvustamata, eks ole. Jällegi vaba vesi, et see on see sügavus, et seal kusagil sügavuses asjade taga või all või vahel võib olla neid aspekte, mida me ei teadvusta. Teine asi siin võib olla ka emotsioonidega seotud, eks ju. Ehk siis, et kui see mäger ütles, et ole intensiivsem, siis ja see kord ja struktuur on siis see, mis aitab meil ka nii-öelda selles vaba vesi sügav põhi ehk nendes sügavuse karides või sügavuse hoovustes nagu aitab seda selgust luua, et see on siis nagu oluline teadvustada endal. Läheme 3. grupi juurde ja 3. grupil on esimene kaart tähed. Ja tähed tuletavad sulle meelde, et ka kõige pilkasemas pimeduses võib olla see valguse kiir. Ka kõige pilkases pimeduses ei tohi oma sihti silmist lasta. Ehk siis vaata, millisel kursil sa liigud. Teine sõnumitooja sulle on delfiin.
ja delfiin on ühest küljest on ka siis vee ja emotsioonidega seotud ja tuletab meelde meile, et on aeg oma tundeid tervendada, oma sisemaailma korrastada. Ehk siis kõik see, mis on alateadvuse töö, kõik see, mis on kunagised varasemad kogemused, et jällegi tuleb üle vaadata ja lasta minna, muuta, delfiin on transformatsiooni ehk muutuste kaart, et võtta sealt see essents, mis sind toetab ja viia see uuele tasandile, panna see enda kasuks tööle. Enesetervenduseks loomulikult ka sa võid minu juurde teraapiasse tulla, mille lingi sa leiad siit alt, aga samamoodi sa võid otsida kuskilt YouTube'ist või mõnelt teiselt platvormilt näiteks delfiinide või vaalade hääli ja kuulata neid taustaks, et see viib ka üsna sügavale alateadvusesse. Kolmas kaart sulle, hea 3. grupi kuulaja, on toonekurg. Ja toonekurg tuleb meile nagu tähelepanu juhtima sellele, et märka oma varjatud andeid ja võimeid, teadvusta neid. Mingis mõttes on see ka see alateadvus, eks ole, et seal alateadvuses on ressurssi rohkem, kui sa kasutad, eks ju. Ja toonekurg ütleb, et see tuleb kasutusele võtta praktiliselt siin maises, igapäevases elus ja teha seda nagu kergelt ja mänguliselt. Ja viimane kaart sulle, hea 3. grupi kuulaja, on see, et kui sa nüüd neid eelmise 3 kaardi nõuandeid kuulda võtad ja rakendad, siis 4. kaart ütleb sulle, et see on su õige tee, et jää selle juurde. Sa oled õigel teel, sa hoiad oma kurssi ja sa suudad püsida. Ehk siis seesama esimene see, et ära lase sihti silmist, eks ju. Ja kui sa oled see sihi leidnud, siis see on sinu tee, et pühendu sellele oma teekonnale. Soovin sulle ilusat päeva ja rõõmsate kohtumist.